Tere kõigile elustiili saade teiega koos, mina olen Mark-Anatoli Ein. Praegu me oleme Eestis Tallinnas, kus toimub Tallinna moenädal, Tallinn Fashion Week. Maailma suuremad brändid näitavad oma uusi kollektsiooni. Kindlasti täna me räägime disaineritega ja külalistega ja naudime atmosfääri. Alustame kohe praegu. Meisi Volt meiega koos, tšau! Tšau! Kõik on nii elevil ja kõik on nii positiivsed ja helge selline kevadine päikesepaiste ja helgus on üleval. Siis me lähme sellisele väga faisti seksikale bikiinimoele üles Anastasia Balak, modell Anatoli Ein on ju ka veel. Ja siis me lähme bränd number 8 Mammu Couture, no supernaiselikud. Selline bränd number 8 mulle meeldib, et tal on selline seksikus ka veel ja päeva lõpetab selline kodune, soe, pehme Marilyn Sikkal ja viimistletud täiuslik, see nii viimistletud Tiina Talumees oma sellise pärimusvaibiga modernses võtmes. No suurepärane päev. Katsetage rohkem. Kui tundub, et äkki ma olen liiga julge, siis pane see selga. Ja see on kuldsad sõnad. Mida rohkem, seda parem. Siin Tallinn Fashion Weekis teeme musi! Tallinn Fashion Week, Tallinna moenädal 2025. Anastasia Balak, AB Fashion Design on meiega koos. Tšau! Tšau, tere! Kuidas sulle meeldib siin olla? Milline on siin õhkkond? No väga teatraalne atmosfäär ja mulle meeldib ja ma kasutasin uued võrkangad ja uuedlikud värvilised geomeetriline motiivid. Ma õppisin Itaaliast, Firenzest ja inspireering mul on Itaalia poolt. Sinu soovid kogu Eestile? Ma soovitan kõigile hea meele ja hea tuju ja head elu. Olge stiilsed, moodsad, seksikad ja kindlasti olge meiega koos TV3-s teeme musi! Tallinn Fashion Week jätkub. Red Härmet meiega koos, tšau! Tšau, tore näha! Tore näha, milline on siin atmosfäär, õhkkond? Mulle väga meeldib see koht, sest see on pidulik ja Eesti mood väärib seda pidulikust ja mulle meeldib ka, et kuidagi rahvas on ennast üles löönud, kõik on kuidagi erilise stiiliga ja see sobib siia. Ja miks mitte? Sinu soovid kogu Eestile? Jääge moodsaks, jah, täpselt nii. Ja olge meiega koos! Tallinna moenädal jätkub. Tšau, tere õhtust! Tere! Nii tore siin näha, sul on uskumatu outfit ja stiil. Räägi mulle kõik sellest. No ma kannan Marciano by Guessi. Luksuslik, super kevad suvine kollektsioon. Ja tegelikult paar päeva tagasi me tegime siin Tallinn Fashion Weeki raames ju sellist käekotti. Nii et sobitasin selle ülihästi. Milline tunne on siin? Milline õhkkond? No õhkkond on väga moodne, stiilne ja ongi täpselt selle kevade parimad trendid. Minu lemmik täna kindlasti on Svetlana Pusarjova, number 8. Nii et mina väga ootan teda. Sinu soovid kogu Eestile? Jääge moodsaks! Tere õhtust, tšau! Tere õhtust! Õhkkond on päris rahvarohke ja pigem soe ja tore ja meeldiv. Mulle meeldis kusjuures Tiina Talumees, tema jäi kõige eredamalt vist meelde. Ma sooviks, et inimesed saaksid väljendada iseennast läbi oma riiete ja tunda ennast mugavalt, see on kõige olulisem. Olge stiilsed meiega koos TV3-s.
Tallinn Fashion Week jätkub bränd number 8 ja Svetlana Puzerjova, tšau, tere õhtust! Tšau, Anatoli! Väga lahe atmosfäär ja kõik on teistmoodi. Mulle tegelikult meeldib. Palju aega läks ettevalmistuseks ja kus kohas inspireering? No tegelikult läks päris kiiresti, sest ma olin reisil, ma tulin jaanuari lõpus, siis olid messid, Pariisi mess veebruaris, siis on veel mess ja praktiliselt veebruarist keskel saimegi seda. Sinu top lemmik 3 trendid sel hooajal, kevad ja suvi? Leopard on väga huvitav. Kivikolaada värskendab, et selline kevadine tunne annab. Ja ma arvan, et mingid elemendid nagu see pillbox hat täiendab seda komplekti, et kui sa julged, siis ma soovitan väga, et see on väga lahe aksessuaar. Sinu soovid kogu Eestile? Kõige olulisem, kuidas sina tunned seest ja eksperimenteeri ja paista nii, nagu sa tahaks paista välja. Olge meiega koos TV3, teeme musi! Moenädal jätkub ja räägime külalistega. Tere õhtust, tšau! Tšau! Tere, tere! No milline on täna siin atmosfäär, õhkkond? Väga mõnus. Eriline teistmoodi, palju rahvast, vähe ruumi, aga äge. No meie oleme näinud 4 moeshow'd, nii et ma arvan, et mulle ikkagi mammukultuur jäi kõige rohkem meelde. Teie lemmiktrend sel kevadel? Ainuke? Mulle meeldivad värvid. Mida ürksam värv, seda parem. Ma olen täiesti nõus, mulle ka meeldivad värvid ja mõnus, et ei pea ainult musta kandma. Teie soovid, moesoovid kogu Eestile? No mina soovin ikka värve oma ellu, ega midagi muud. Ja olge julged. Berit Muga meiega koos, tšau, tere õhtust! Tere! No milline on siin atmosfäär, õhkkond? No väga mõnus, hästi palju meelu, eriti siin on kogu aeg ummik, et pildistada, mis kuidagi inimesed viib väga kokku, minu arust väga tore. Bränd number 8 mulle väga meeldis, üllatas mind hästi äge, stilistika oli selline nagu retro ja seal oli mingi väga ilus valgest pitsist komplekt, kus oli mingid pikad lõhikud pükstel ja väga elegantne ja väga ilus oli. Teie soovid kogu Eestile, moesoovid? Olge ikka julged, katsetage ja ärge kartke erinevaid asju proovida. See ongi, ma arvan, stiilsuse võti. Kristina Herodes meiega koos, tšau! No tšau! Milline on täna siin atmosfäär? Tead, kirglik ja moeinimesed armastavad küünarnuki tunnet. Ja siin saab kõik, siin on nagu selline ruum, et teistmoodi ei saagi, sest me oleme üksteise hunnikus, aga moeinimestele see meeldib. Sinu moesoovid kogu Eestile? Kandke Eesti disaini. Unustage muretsemine oma kehakuju pärast, seepärast, et nägite kõik, iga keha on moes, iga figuur on moes. Ja alati üllatage ennast selles mõttes, et meie silm ka väsib ära. Meil silm läheb nüriks. Niimoodi nagu mõistus läheb nüriks, kui sa teed sama tööd 100 aastat. Ja see, mis meil kapis on samad asjad, nad enam ei inspireeri meid. Me lihtsalt peame saama midagi uut. Nii et üllatage ennast. Proovige midagi, mida te kunagi pole proovinud. Olge seksikad, olge moodsad, stiilsed. No, ja olge meiega koos TV3, teeme musi! Tina Talumees on meiega koos, tšau, tere õhtust! Tere, tere! Milline on siin õhkkond, atmosfäär? Täiesti uus ja täiesti teistsugune, minu arust väga äge on, nagu natukene minevikku oleme läinud, et suursugune. Kus kohas sa said inspireering ja palju aega läks nagu ettevalmistuseks? Kuule, inspiratsioon tuli enam-vähem sealt samast, kust sügisese kollektsiooni pärandi inspiratsioon, et see on selline Eesti teema, mille ma siis integreerisin igapäeva moodi. Ja seda saab kanda neid tikandeid, mis siis on seekord natukene igapäevasematele asjadele peale tikitud, et saab igapäevaselt kanda. Nii palju erinevad trende on praegu moes, aga sinu lemmiktrend sel kevadel?
värvigamma, mis sellel kevadel tegelikult domineerib, see beežikas, valge, see mokamuus, mis on moes, et mulle hästi meeldib see ja ma arvan, et see kaunistab naisi ka, et tegelikult see on tore. No ma arvan, et Eesti mood on meile väga-väga oluline ja seda tuleb hoida ja ma arvan, et Tallinn Fashion Week on väga head tööd teinud selle nimel. Olge terved ja katsuge jääda iseendaks, proovige leida südamest see rahu, sellepärast et maailma poliitikas, majanduses ei ole kõik asjad võib-olla nii lustilised, aga vahel riided aitavad ja vahel aitavad värvid ja kõik meeleolud, mis on positiivsed, aitavad meil ka raskete asjadega toime tulla, nii et ma arvan, et ilusad riided ja hea tuju päästavad maailma. Tallinn Fashion Week, Tallinna moenädal jatkub, aga praegu me teeme ühe stiilse pausi. Olge meiega koos TV3-s. Elustiilisaade jatkub TV3-s. Praegu me oleme Eestis Tallinnas restoranis Monrepo, kus toimub brändi Nuberu avaüritus. Vaatame, mis siin toimub. Räägime külalistega ja kindlasti naudime hetki. Alustame kohe praegu. Koos on Nuberu brändi esindaja Erika. Tšau, tere õhtust! Tere õhtust ka minu poolt! Nagu te ise näete, õhkkond on väga meeleolukas. Kõik on võtnud selle brändi imeliselt vastu, juba ootavad toodete proovimist ja väga äge on siin olla. Bränd on tõepoolest pärit siis Stockholmist ehk Rootsist, loodi ta 2016 aastal Iman Kalafi poolt ja brändi idee oli tuua siis läbimõeldud ja terviklik ilutoodete sari imeliste koostisosadega, köites kõiki inimesi ja nende meeli. Ma ütleksin niimoodi, et väga raske on öelda, mis ei ole lemmik. Ka kehahooldustooted on imelised, superhead parfüümid ja mis on eriti oluline on see, et selles brändis on läbiv parfüüm. Ehk siis, nagu me täna ka teada saime, ligi 75% meie mälestustest tuleb läbi parfüümide, isegi mitte niivõrd läbi selle, mida me kuuleme ja näeme, vaid läbi selle, mida me nuusutame ja peame usaldama oma nina. Ja me täna nägime siin üritusel, et nina oli õiges kohas, kõik läksid minema tohutult elevil ja ootasid juba, et saaks neid tooteid proovida. See on ainuke unisex bränd täna maailma turul, mille fookus on meestel. Nii et kui me vaatame ka täna, mis turul toimub, siis tegelikult 40% kõiki naisi ostab isegi meeste lõhnu. Nii et mina isiklikult juba aastaid Crème de la Crème'ist ostan unisex lõhnasid ja kui mees on lennus, siis panen mehe lõhnaga. Ma soovin, et jääge meiega, olge seksikad, olge ilusad, olge moodsad, olge stiilsad ja leidke meid. Ja olge meiega koos TV3-s. Esma meiega koos, tšau! No tšau! Tead, nii tore siin näha ja täna on täitsa ilus pidu. Kuidas sulle meeldib ja milline on siin täna õhkkond? Õhkkond on väga mõnus, väga mahe, suvine. Ma ei teagi tegelikult, mida peaks tegema üldse nagu siit otse edasi, siis siukse vaibiga on nagu väga hea minna otse randa. Ma arvan, ma teen ühe õhtuse supluse. Aga muidugi juba vaatasin, et tegemist on Stockholmi brändiga. Stockholm juba kõlab nagu kvaliteet.
ja mis mulle väga meeldib, et siin on siis just mõeldud sellele unisex teemadele. Mina tihtipeale tunnen, et paljud need ilutooted on võib-olla nagu liiga sellised nagu girlid kõik, on ju. Et tahaks nagu midagi sükest natuke nagu klassit ja mida ma saan enda mehega 2 peale kasutada. Leidke üles ise ennast, olge julged, olge kompromissitud ja lihtsalt ärge kopeerige, vaid üritage leida need momendid, mis kõnetavad just teid. Aga meie pidu jätkub, Tanel Venro on meiga koos, tšau! Tervitus! Eks me kuulasime eluengut, on ju, et viidi kurssi, et on Rootsist, aga ma arvan, et see, mind huvitab lõhnade pool väga ja imagoloogiline, me ütleme pakendid ja see disaini pool, et ta on selles mõttes rootslased nõusad nutikad. Rootslased oskavad pakendada ükskõik mida, muusikat, moodi, disaini, et rootslased on nagu geniaalsed pakendajad, müüvad kõik maha ja hästi stiilselt alati. Koos on stilist ja juuksur Iman. Hello, good evening. Hello, my friend. So nice to meet you here in Estonia. Nice to be here, finally. I look forward to come here. Yeah, I know that it's your first visit in Estonia. Yeah, it is, and I love it already. I mean, it feels amazing. I mean, the people who is here is so polite, and everyone is hugging me and kissing me. I feel at home. I mean, I started 9 years ago. And today we are in 24 countries. Yeah. And I mean, it's a unisex brand with a little bit manly touch. We have some product that no one else has. We have product we call Ocean Powder. It's a mix between sea salt water spray and texture powder. And after that, we have a wax powder. It's a wax, but in powder shape. I really wish to come back. So please bring me back so I can do more shows and more this type of events. And of course, stay with us on TV3. Olge meiega koos TV3-s. Räägime külalistega. Tere õhtust, tšau! Tšau, tšau! Kuidas sulle meeldib see uus brand siin Eestis, Nubero? Nubero. Ja ma tegelikult ei ole veel usinalt katsetanud neid tooteid, aga ma lõikasin endale just uue soengu, nii et ma olen väga põnevil katsetamaks neid tooteid ja proovima, et kuidas need mõjuvad, nii et selle brändi boss, kes on täna siin, ütles, et kasuta ühte toodet ja see aitab mu soengu hoida viimistletud terve aja, nii et ma olen väga põnevil. Stiilisaade jätkub, räägime ainult staaridega. Sam on meiega koos, tšau! Tšau, tšau! No, milline on siin õhkkond, atmosfäär täna? Minu jaoks oli alguses pingeline, sest ma tavaliselt ei käi sellistel üritustel. Aga kuna kutsuti ikkagi restorani, siis ma pidin tulema sellest, sest ma tavaliselt kutsun mina enda pruuti restorani, aga täna kutsuti mind. Väga suur au. Tundub väga äge. Mul on sama mõte olnud, nagu see asutaja rääkis, et tihti palju mingi meeste tooted on kas ülimehelikuks tehtud. Mind väga huvitavad mingid kirved ja mingid mis iganes asjad sinna peale pandud on. Et tahaks, et need oleksid kuidagi klassikalised. Või niimoodi, et selle minimalistlikkus mulle väga meeldib. Ja Nubero puhul on nagu näha, et ta on minimalistlik ja kuidagi selles suhtes mul on tunne, et ma samastun selle brändiga mingil määral ja tal on selline esteetilisus ja minimalistlikkus, mis mulle meeldib. Minu soovid kogu Eestile. Väga raske küsimuse panid ette. Jooge vett ja magage unetunnid täis, siis on vähem ärevust ja vähem stressi ja vähem pinget inimeste seas. Tšau, tere õhtust! Tere õhtust! Mulle väga meeldis, kõik oli ideaalne. Seda on harva elus, aga mulle seltskond oli hea, tooted olid toredad, suupistud maitsevad. Aga minu arust väga võluv on alati disain, sellepärast, et ma vaatasin neid pudeleid, et mida sa tahad oma vannituppa, midagi sellist, mis on hea disainiga ja hea sisuga. Nautige veel seda suve, mis on ja küll see sügis tuleb ja et kõik oleks hästi. Ja olge meiega koos TV3-s.
Liina on meiega koos uuesti, tšau! Tšauki, tšau! Uskumatu! Kus on sinu kleit, räägi mulle! Kleit ja koju, täna on mees seljas. Sa oled nii seksikas, nii moekas. Räägi mulle, palju aega täna läks ette valmistuseks ja kes on disainer? Carol Ott tegi siis kaabu ja siis selle mantli, aga inspiratsioon on Justin Timberlake. Ma nägin just praegu Liina Steini ja tema bridal collectionit ja ma tahaks ma tahaks omale pulma. Kui mul kunagi mees tuleb ja pulm tuleb, siis mina tahan Liina kleiti selga. Liina. Sinu lemmik moetrend? Alt laienevad teksapüksid, flared jeans. See on mega cool. Mulle nii meeldib, see on nii hot, see näeb nii hea välja. Nii et flared jeans, let's go. Olla julge ja teha midagi, mis sind ennast õnnelikuks teeb. Nii et tehke seda. Iga kord ütlen sama asja. Proovime uusi asju, julgeme teha uusi asju. Andrei Danila meiega koos, tšau! Tšau! Tead, nii tore siin näha. Kuidas sulle meeldib siin olla ja milline õhkkond? Väga tore, sest see on päris uhke saal ja ma arvan, et selline sündmus nagu Tallinna moenädal sobib sinna väga kenasti. Mulle muidugi väga meeldis Hannes Rüütel, sest ta näitas meeste moe ja väga hästi tehtud meeste moodi, mida ma ise kannaks hea meelega. Ja siis mulle ka meeldis Ksenia Joost, see olid lihtsad asjad, aga samas ka väga huvitavad, mida ka tahaks kanda. Sinu lemmik moetrend sel kevadel? No ma ei tea, ma arvan, et see on selline trend, mis on alati väga aktuaalne. Taaskasutamine, kokkuhoidmine, kasutame enda vana asju, vaatame, mis on meil olemas sahtlides, kappides ja võtame ja teeme sellel nagu uus elu. Sinu moe soovid kogu Eestile? Olge vabad oma moe valikus ja ärge kartke proovida uusi asju. Ja olge meiega koos, TV3. Tšau, Triktust! Tervist! Ma arvan, et see on väga põnev valik. Mulle meeldib see ajaloolisus, mulle meeldivad need maalid, mulle meeldib see, et inimesed, kes on siia tulnud, on ennast natuke pidulikumalt riidusse pannud, seepärast, et alati, kui sa tuled pidulikumasse kohta, sa tahad ise ka pidulikum olla. Tänasest ja isegi eilsest kokku mulle meeldisid kõige rohkem Hannes Rüütel ja Ksenia Joost. Ksenia Joost täiesti ületas kõik muutused, ma paneks iga asja selga. Sinu lemmik trend sel kevadel? Mulle meeldivad väga läbipaistvad asjad. Panna midagi väga tavalist, aga midagi väga läbipaistvat selga. Et näiteks täna ka see käis läbi, et trussikud on all, aga seelik võib olla täiesti läbipaistev. See on teema. Ja Liina Stein on meiega koos, tšau! Tšau! No palju õnne! Aitäh! Uskumatu kollektsioon, aga ennem kui me teame rohkem infot, milline on siin nagu tunne olla? Tegelikult mulle meeldib siin, sest see on hästi kuidagi minulik. Mulle meeldib see suursugusus, mulle meeldib see ajalugu, mulle meeldib, siin on hing. Mulle meeldib kõiges, milles on hing. Kus kohas inspireerinud, mis teema, millised kandgad? Inspiratsioon tuleb enamasti mul Pariisist, täpselt samamoodi nagu ütleme see koht, et on see arhitektuur, siuke Pariisi ajalugu, kõik siuke kuld, kard, lilled, kõik siuke suursugusus, et nagu oli ka kleitides näha, et seal on palju tööd, palju käsitööd, luksuslikku siidi, tülle, lilli ja miljonites tundides käsitööd. See esimene osa oli erilised suvesündmused, et kui sul on näiteks kooli lõpetamine, keskkool, põhikool, ülikool, kui sa oled doktorant, on ju, või siis näiteks, kui sa oled kutsutud ilusasse pulma ja sul on stress, sa ei tea, mida selga panna, et siis on, seal oli tegelikult ka selle jaoks inspiratsioon, et tavaliselt niisugune ilus voogav siidikleit on väga lahe lahendus. Sinu lemmiktrend sel kevadel? Ma arvan, et kõige olulisem on see, et sa pead selles asjas hästi tundma, mida sa kannad, et sinu tunne loeb, see ongi kõige olulisem trend. Sinu moe soovid kogu Eestile? Olge julged, kandke julgeid asju, improviseerige, ma ei tea, tehke midagi, mida te muidu ei ole julgenud teha.
nii et jah, olge teistmoodi, julgege olla teistmoodi. Ja olge meiega koos TV3-s teeme musi. Mida rohkem, seda parem. Tallinn Fashion Week, Tallinna moenädal ja see ongi kõik, mis me saime teile näidata. Jälgige meie Instagrami ja YouTube kanalit. Teiega oli Mark Anatoli. Näeme juba järgmisel nädalal Elustiili saates.